tähelepanu. 3, 4. Ööst armab eurorong ta hämaras kupees. Pool ärkvel eurohund näeb Eesti mees. Oh yes! Näeb meie tuleviku kogu hiilguses ja Eestit Euroliidu pärlikes. Oh yes! Salapära! Kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eesti mees. Oh yes! Oh yes! Väga ilus, eks ole, aga võtame nüüd siit kohe uued salmid. Uued salmid? Mis? Kuule, mina ei taha nüüd küll mingeid uusi salme. Ei, no meil ongi tead sellest vanast salmist siiamaani. Uued salmid on veel palju paremad kui vanad, eks ole. Neis on vähem poliitilist päevakaja ja rohkem läbi isiklikult tunnetatud tõelist poeesiat. Kuule, mis jama see on? Palju sul neid on? Neid salme või? Neid salme on mul 27 tükki. Ma lõin nad tõelises poeetilises ekstaasis, eks ole. Saate aru, nad lihtsalt tungisid minu seest välja paberile. Oota, kas sulle valus ka oli? Tead, mul on valus sinu pärast. Mul on valus niisuguste inimeste pärast nagu sinu, kellele looja on jätnud hingeplaastri andmata. Oota, mis hinge ja mis plaastri? Ei, ma mõtlen loomisvõimet. Kes tegi selle lauluviisi? Ei, viis on ainus asi, mis siin üldse kõlbab. Kuulsid? Ei, need sõnad on ikka täielik reisi. Ma räägin, see oli tõeline loomepuhang. Nii, võtame nüüd laulu käima. Laulu üles. Rõõmsalt, ikka rõõmsalt. Nii, tuleme ka või? Uute sõnadega. Uute sõnadega. Rõõmsalt, ükskõik mis ka ei ole, tasa tähelepanu. 3, 4. Kus on me perenaine eluvõitluses? Araab ja Ühend Emiraatides. Oh yes! Dubais on konkurss, seal ta nagu kalalaves. M-klubi nime hoiab ta au sees. Oh yes! Nii, rahvus romantiliselt. Kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eesti mees. Oh yes! Oh yes! Tubli, aga seda me peame veel enne harjutama, kui perenaine tuleb. Midagi kärssab midagi, tunnete? Kringel. Ei, seda me peame enne harjutama. Nii ei lähe. No? Ei ole häda midagi. Natuke pealt on kõrvend, aga noh. Ai, see on nüüd küll halb enne. See on väga halb enne. Mis mõttes? Mõtle, sa küpsetasid perenaise vastuvõtuks kringli. See kõrbes põhja. Mis siis on? Sa annad sellega nagu väikse vihje, et perenaine ka nagu sel konkursil kõrbes või nii? Kuule, sul on ainult mustad mõtted peas. Kuidas sa saad üldse niimoodi elada, et sul on sellised mõtted? Üldse, mis asja sa käid kogu aeg maja? Ega ma ei käi. Käid küll, kas ma pime olen? Kuule, jäta nüüd jutt, ma lihtsalt käin vaatamas, mis sa siin teed. Ma võin vabalt ära ka minna. Nüüd, kas sa ikka rosinat panid siia sisse või? See oli puht teoreetiliselt, kui ma hakkame sulle välja variandi, mõtle nüüd näiteks puht teoreetiliselt, kui sa oleksid, poleks seda näiteks põhja kõrvetanud ja oleks pannud rosinet sisse, mis siis oleks saanud, jah? Täitsa oleks meelest ära. Ma tõstsin need rosinad siia välja, et Monseigneur neid ära ei sööks. Sa tead küll, nii kui ta rosinaid näeb. Rosina! Väga hea, vaata, poleks ma sulle öelnud, oleks süsi mustaks kõrgend. Oi! Näe, ongi juba natuke nagu süsi must. Ma ütlesin sulle, ära hakka ise jamama. Telli endale kringel. Rosinad. Ei paista? Ei paista. Äkki tuleb järgmise lennukiga? Ei raudselt sellega. Meil on täna klubipäev. Tal on terve nädala tolm pühkimata. Kas teie klubis ainult perenaine koristab? Ja tänu sellele on meil võimalus keskenduda sisulisele klubitööle. Mis on õnn?
õnn on see, kui sa oled, ütleme näiteks ühe prestiižse klubi president, see on kahtlemata õnn. kas teie olete õnnelik inimene? Minu seisukoht on selline. Ja ma kordan seda veel kord. Iga inimene, kes teeb oma tööd hästi, on õnnelik. Ma räägin valmis aforisme, siis on teil lihtsam kirjutada. Kas vastab tõele, et laulev revolutsioon lõpetas teie komsomoli karjääri? Ma ei ütleks, et ta lõpetas. Ma ütleksin parem, et ta katkestas. Aga see ei olnud muide vaimukas küsimus. Ma võin vaimukalt ka küsida. Kas te olete hommikuse konneki joomise juba maha jätnud? Mis te küsiti seda minu käest? Jah. Minult? No jah. Aga te ei pidanud minult küsima. Eks ole, me ei pidanud minuga intervjuud tegema üldse. Ma teen mööda minnes teie ka. Teate, ajaled tahavad niisugust kerget luba. Tervitan ja õnnitlen teid. Ma teadsin, et te ei pea meid alt. M-klubi on teie üle uhke. Ma jäin praegu kuklaga või? Me teeme veel ühe, et ma jääks ka normaalselt. Oodake üks metr, jah? Võtan need lilled ka enda kätte, nii. Nii. Väga, aitäh. Aitäh. Aga see kõik on ilma aega. Me läheme kohe edasi, meil tuleb pressikonverents. Jumal, milleks? Ma andsin kogu infi teie sõidust ainult ühe ajalehe kätte, aga selle eest nad maksavad ka korralikud. Meie praeguses rahalises olukorras on iga idee kulda väärt. Saite 7 miljonit. Ei. Aga kui palju te saite? Ma ei tea. Vist midagi ei saanud. Sisuliselt on see üks ja seesama. Me oleme valmis, alustame. Mul oleks perenaisele üks küsimus. Ja. Palun rääkige üldiselt. Mis konkurss oli, kus see toimus ja kes olid osavõtjad? Siin oli nüüd nii mitu küsimust. Palun üks küsimus korraga. Selle konkursi nimi oli Sajandi naine. See toimus Araabia Ühendemiraatides Dubais ja seal oli osavõtjaid 20 riigist, praktiliselt kõigist Araabia maadest. Ja kes need osavõtjad olid? Naised, kelle töö on seotud meeste eest hoolitsemisega kõige laiemas mõttes. Eestist olite teie ainuke? Jaa. Mind ennast ka see üllatas, sellepärast, et kõik ju teadsid sellest konkursist. Meie kuulsime ka televiisorist. Jah. Ja ilmselt siis Eestis lihtsalt ei ole niisuguseid pühendunud naisi. Ja mitte ainult Eestis, sellepärast, et ma olin tervest Euroopast selle ainuke. See on väga hea fakt, see pange kirja. See näitab, et meeste klubi suudab esindada juba tervet Euroopat. Ja mitmendale kohale te tulite? Küsime üldisemaid muljeid. Ei, ma võin öelda küll, et ma olin viimane. Sellepärast, et kui ma seal rääkisin, kuidas mina oma klubi meeste eest hoolitsen, siis seda ei ole ju nii palju. Ühesõnaga, maailmas on ikka suhtumine meestesse hoopis teistsugune. Araabia maailmas? Jaa. Kas te seal mõne konkurendiga ka saite lähemalt tuttavaks või lausa sõpradeks? Ja ma arvan, et ma tunneksin ikka paljud hääle järgi ära. Hääle järgi? No ja kõigil olid ju näod varjatud. Teil ka? Ja mina olin ainuke, kes oli ilma loorita. Eks see võttis ka punkte maha. Aga kui konkursi tingimused olid nii ebasoodsad, miks te sinna sõitsite? No kuna see auhind oli ikkagi väga suur ja kuna meie klubil on see tohutu võlg, siis... Ei, mitte sellepärast. Mis võlg? Meie perenane pidas silmas tänuvõlga, mida me tunneme araabia kultuuri ees. Numbrid, tähekataloogid, 1001 sööd. Ja Marcel ütles ka mulle, et araablased on näiteks leiutanud piiritusi. Ja seda tänuvõlga pidaski meie perenane silmas. Ja. Nii, et mingit võlga M-klubil ei ole? Ei ole. Loomulikult ei ole. On üks jutt? No. Võib-olla sulle ebameeldiv jutt? No.
on andmeid, et marssal saab lähemal ajal suure päranduse. Ja on karta, et ta üritab seda omakasupüüdlikult kasutada selle asemel, et toetada klubi. No. Ja sellepärast tegi markii mulle ülesandeks jälgida marssali igat sammu. Aga tead, ma vist jälgisin liiga lähedalt. Mul on põhjust arvata, et marssal aimab midagi. Sellepärast pead asja nüüd sina üle võtma. Mis asja? Marssali. Hulluks oled läinud või? Aga nüüd, sind oskab ta kahtlustada kõige vähem. Ei, mina ei hakka mitte mingil juhul. No muidugi ma mõistan, et teie põlvkonnal on probleeme. Komplekse seoses igasuguse nuhkimise ja pealtkuulamisega, aga oleme rääkinud. Ja veel kord refrään. Kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eesti mees. Oh yes, oh yes, väga tubli, väga ilus, ainult see viimane oh yes, veel pikemalt. Oh yes, oh yes, siis on kõik tipp-topp. Nii, kaua me laulsime? Veerand tundi ainult. Seda on vähe veel või? Oi, ma pean juurde kirjutama veel 30 salmi. Kuule nüüd halastan. Võib-olla isegi 40. Kurat, mille jaoks nüüd? Ma võlgnen siinkohal teile väikese seletuse, aga nagu maahärra väga hästi teab, kana ei kaaguta enne kui muna valmis. No palun lühidalt. Lühidalt, ka minul on äriidee. Me anname välja CD-plaadi. Mis asja? CD-plaadi, selle sama lauluga. Praegu on ta veel natuke lühike, aga ma kirjutan veel paarkümmend salmi juurde, siis tuleb korralik CD-plaat. Mis asi see CD-plaat veel on? Ta mõtleb ilmselt CD-plaati. Ma saan aru, noh. Millest te tõprad aru saate? Ei no, sa tahtsid öelda CD-plaat, aga sa ei oska lihtsalt väljendada. Jaa, aga sinul on väga intelligentsed sõbrad, nemad saavad väga hästi aru kõigest ju. Eesti keeles on CD-plaat, raudselt. CD-plaat, ma tean väga hästi seda. Ei ole! On küll! Ei ole! Võtame rahulikult. Sa ärkad kaunil kevad hommikul, eks ole. Sinu nooremas keskeas kere on täis jõudu ja teotahet. Kuhu sa lähed esimesena? No ma ei tea, turule siis. Sa lähed WC-sse, just nimelt WC-sse, aga mitte WC-sse. Ja meie anname välja nimelt CD-plaadi. Ja kui me seda hästi müüme, me saavutame ärilist edu. Kellele sa müüd seda? Kõigile muusikat armastavat inimestele maailmas. No jaa, aga sa võid ju müüa, aga kes see sul ostab seda? Keegi ikka ostab. Oi. Mis sa, ei meeldi või? Vastupidi, üle tüki aja tunnen Churchilli lõhna. Oi, mul on üks hea lugu selle kohta. Ma ei tea, kas ma olen teile rääkinud, aga see oli sõja ajal, me olime Jaroslavli kunstiansamblitega ringreisil Venemaa. Paul Pinna ja mina. Oot. No sind ei ole veel sündinudki, kui Paul Pinna suri. Sina tead, millal Paul Pinna suri. Paul Pinna suri 1949. Aga millal mina sündisin, seda sa ikka ei tea. Räägi edasi, väga huvitav, räägi edasi. Väga. No, oota, millal see oli? Ei, see pidi olema ikka sõja ajal. Ja Sverdlovskis käre vene külm oli, 40 kraadi oli pakas, Sverdlovski jaam. Mina vaatan eemalt tüse härrasmees kõva kübara ja kepiga. Lähen tema juurde selja taga. Ma olin siis julgem kui praegu, eks ole. Ja edasi. Läksin selja tagant juurde, ütlesin puhtas eesti keeles. Ma tulen kohe tagasi. Nojah, ta läks talle selja taha, ütles puhtas eesti keeles. Vabandage, ega teie ei ole juhtumisi Mr. Churchill. Pinna pööras ümber, alguses nagu ehmatas, aga siis nägi, et eestlane ja tal oli hea meel. Kust sina seda tead? See on pärit just mälestuste raamatust. See on üks väga vana lugu.
aga mitte Milordi lugu. Milordi lood on kõik sellised vanad lood. Kui nad surnud ei ole, elavad nad edasi. Selle vihmavarju ma võtsin kaasa ainult sellepärast, et teie kangesti soovitasite. Läks tarvis küll. Seal öeldi mulle, et neil on aastas ainult 60 millimeetrit satet. Jaa, seda on päris palju küll. Palju, aga see on ju maailma üks kõige satemete vaesem riik. Uskumatu. Peaaegu nagu koju tuleks. Jaa, seda küll. Kuulge, perenaine. Ärge seda neile kohe nüüd öelge, et te päris esimeseks ei tulnud. Sellepärast, et see konkurss oli puhtalt minu idee. Ja nad ainult ootavad, et saaks jälle irvitada. Don't be afraid. Sorry. Jaa. Aga mina tahaksin ikkagi teada, kelle idee see kringel oli. See ka mõni idee. Ei no, mis oota nüüd. Me mõtlesime, et kui te täna tulete, et mõtlesime, et kas te vähe meie pärast muret olete tulnud. Et mõtlesime, et võiks nagu kringli teha siis või. Ma ei mäleta nüüd, võib-olla mina ise selle mõtte peal tulnud, aga ma ei tea. Jumal, te olete nii armsad. No siis on Marssal kõige armsam veel tead. Tema selle kringli ära põletas. Ära ole ülekohtune, tema sellega küpsetas, see oli tema idee ja oleme ausad, tema ainukesena meist mõistis tänase päeva tähtsust ja karmist meremehe rinnast volksas äkki esile tundlik hing. No vaat, see on täitsa põlenud, see on süsimus. Ei ole ta nii väga süsimus, mida siin on sametmus. Ei, sellest ei ole mitte midagi, minule just kõrbenud maitsedki. Mõnele meeldivad, jah. Kus Marssal on? Kindlas kohas. Kes? Milord. Jah, nii. Härrased, ka minul on tundlik hing. Sellepärast lubage oma lühikeses kõnes väljendada meie kõigi sügavat raudust. Sest see, mida meie perenane seal kaugel reisil korda saatis meie lipu all, see on meie kõigi suur kordaminek, eks ole ju? Ma pean tunnistama teile ausalt, et see otsus saata perenane Dubaisse võistlema, see otsus ei tulnud mulle kergelt. Kõiki, kes on tegelenud juhtimisega, teavad, et ükski otsus ei tule kergelt. Ma võib-olla räägin liiga aforistlikult, aga ma ütlen teile ausalt. Kõiki neid raskusi, mida perenaist seal kaugel reisil ees ootasid, ma nägin ette. Ja seda suuremat uhkust me tunneme täna, kui ta on siin meie seas ja kilbil. Vabandust, kilbiga. Jah, nüüd minu mõttelõng hetkeks katkes. Me võime lõputult rääkida siin, kui tubli on meie perenaine, mitte keegi ei kahtle selles, mitte hetkekski. Aga mind kui reaalselt mõtlevat inimest huvitab eelkõige üks küsimus. Mis küsimus? Mis koha meie esindaja sai? Esikoht, nagu ma aru saan, see vist ei ole vähemalt eestpoolt. No miks sa nii arvad? No kui oleks esikoht, siis ei mahuks sinu nägu siia tuppa enam äragi. No ei ole puhas esikoht. No aga sellepärast ei ole ka minu äriidee halb. Ega Marki ei ole selles süüdi. Kõik, mis mul puudu jäi minul puudu, mitte kellelgi teisel. Ega see reis oli mulle väga kasulik, ma õppisin väga palju. Aga mida te siis ei osanud? Ja mis seal üldse toimus, kuidas see konkurss oli, rääkige? Konkurss oli korraldatud 5 voorus.
esimene voor oli Kuveiti kõrbetorn. Seal tuli rääkida mehest, see oli vestlus lihtsalt, kuidas mida keegi mehe heaks teeb, igaüks rääkis oma tööst. Kas siis kodus või haiglas või saunas või haaremis. Mina muuseas olin ainus, kes töötas klubis. Ja mida te meist siis rääkisite? No ma rääkisin seda, kuidas ma teile keedan ja kuidas ma põrandaid pühin ja... Aga teisi voorumid enam ei lastud. Miks? Mis te rääkisite siis nii halvasti või? Ei, lihtsalt seda oli liiga vähe. Te ei kujuta ette, mida maailmas meeste eest hoolitsemise all tegelikult mõeldes. Võib küll olla ja... Ma näitan, et mul on pildid ka. Nii. Ja võt see on nüüd teine voor juba. Teine voor see oli Bab El Mandebi vikerkaar. Vannitamine ja pesemine. See on üks žürii liige, üks pakstune eestlane ja teda siis see Liibüa tüdruk peseb. Võt see on nüüd kolmas voor. Bagdadi loor. Salvid, lõhnad, saaž. Ja see on jälle, jah, see on žürii liige. See on üks süürlane, üks paks Süüria vana. Ja siis see Liibüa tüdruk. Masseerib teda. See on neljas voor. Viimane tango Maghribis. Seal pidi mängima mingit pilli. Enamasti mängiti keelpilli, aga see oli tõesti vapustav naine, Jeemeni naine. Ja tema mängis saksofoni, näete läbi loori. Nii et tega ennast ei olnud üldse näha, aga lugu oli võimas. Mis see on siis nägu on ainult? Ja see on viies voor. Tripoli Serenade. Seal oli niisugune nagu fantaasiavoor, seal võis teha mehe jaoks ükskõik mida. Ja see on üks Egiptuse naine ja masseerib siis. Jälle see oli ka siin. Nägu ainult looriga ka, et me võime siin ka seda teha ju. Näita. Ma ise küll ei oska. Aga mitte praegu siis, sügisel kuskil, ma ei tea, siis kui õhtud on pimedad ja miks mitte. Kuule, sina masseeri oma judo poisse, kui sul sügisel õhtul pimega. No. Ja. Meil on ikka pikk tee Euroopasse. Kuigi mehed, see nüüd küll Euroopa ei ole. Ja, juhuslikult sina oled meid Aasia tee otsa peale juhatanud. Oota, aga ma näitan, mulle kingiti seal üks kassett ka. Siin on selle konkursi kõrghetked peal. Jaa, no natukene vaatame, aga siis te peate hakkama koristama, sest meil on viimasel ajal kõik siin nii segamini. Ja, kohe. Siin on selle konkursi kõrghetked peal. Aha. Vot see ei ole nüüd see kassett. Oota, mis see siis nüüd on siis? Mis on siis nüüd? Mitmes voor see ma ütlen, mul läks seal tollis, läksid asjad segamini järelikult, mulle anti vale kassett tagasi, ma ei tea, mis asja. Pangi see kinni, Tere! Tere! Mis külamees soovib? Ma tulin vaatama, et kas teil on ikka meeles, kui te Dubaisse läksite, te lubasite mind maale vaatama tulla. Millal ma seda lubasin? Lennujaamas, kui ma saatsin teid lennujaamas. Teil tunnistajaid on? Ma ei tea, ma üksinda olin ainult. Aga te tulete või? Kohe praegu. Tehke mulle see kingitus, palun. Issakene, mul läks täitsa meelest ära. Mul ongi muuseas teile kingitus. Mulle. Selle suure jutustamisega läks meelest ära. Üks hetk. Näete, mis see on? See on karbikene. Ja karbikese sees on... pärlikene. Palun. Aitäh. Hästi ilus. Pisikene, aga ilus. Ja aitäh, selle ma võtan vastu küll.
oleks suurem asi olnud, ma poleks julgenudki vastu võtta, aitäh. aga oleksite ikka võtnud? noh jah, eks ikka oleks vist võtnud jah, aitäh. aga tohib, ma küsin midagi? tohib. aga öelge ausalt. noh. miks te ainult minule kingituse tegite? aga ma tõin kõigile midagi. poisid! oi poisid, mul on ju teile kingitused ka. oi, jaa. vabandust. jah, mis kingitused? no mis minu peale nüüd veel väisata? kui ma seal neile alguses rääkisin, et meil on klubis 7 meest, siis see jäi neile ilmselt meelde, sellepärast et lõpetamisel mulle anti need kaardid. ja nii palju, kui ma inglise keelest aru sain, siis teile väljendati sümpaatiat. see tähendab tõlkes avaldati kaastunnet. So. ja siin on üks õpetus ka kaasas, aga mina ei oska seda lugeda. mina olen enda araabia keele käest nii ära lasknud, et päris piinlik kohe. Nende pärritega pidi olema seotud mingi saladusega, seal õpetuses pidi see kõik kirjas olema. ja siin on küll üks tingimuslause, et kui siis, aga mis siis on meil? ma pean kodult sõnaraamatust järgi vaatama. rohkem midagi ei ole või? siin on üks, see, mis nad mulle kinkisid. üks asi on veel, see on nii-öelda lohutusauhind. oi, haruldaselt meeliülendavalt ilus. kurat, see maksab ju roppu raha. proovi see enda kätte saada. tohib, ma vaatan